Zelenskõi avas Venemaal põrgu, kui üks kiireloomuline käsk muutus Putini rahvusvahelisel laval venelaste täielikuks alanduseks. Sel neljapäeval, 4. juuni 2026 aastal ei ole Kremlile langev pilt ainult suits Peterburi kohal, millest ma olen siin kanalil juba teatanud, vaid ka Ukraina presidendi oma, kes surub sõja Venemaa territooriumile. Samal ajal, kui ta valmistub istuma G7 liidritega Prantsusmaal diplomaatilises ruumis, mille Putin kaotas pärast sissetungi Ukrainasse. Venemaa lubab turvalisust, kuid ei suuda enam takistada sõja jõudmist režiimi südamesse, mida Moskva ei suutnud kaitsta. Miks sai Zelenskõi maailma laval tähelepanu? Kuidas see kiireloomuline korraldus muutus Kremlile laksuks? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ma olen juba siin kanalil teatanud, rünnak toimus 3. juuni varahommikul Peterburi piirkonnas, kui Ukraina droonid tabasid linna naftaterminali ja Venemaa sõjamasinaga seotud sõjalisi rajatisi. Operatsioon toimus just siis, kui Kreml püüdis kasutada majandusfoorumit, et müüa maailmale tugeva, stabiilse ja puutumatuna näiva Venemaa kuvandit. Kiievi vastus oli läbimõeldud. Samal ajal kui ettevõtjad, ametnikud ja Moskva liitlased saabusid üritusele, tõusis linna lähedal must suits ja näitas, et rindest kaugus ei taga enam Putinile rahu. Peterburi naftaterminal ei valitud juhuslikult. See on oluline osa Venemaa majandusega seotud kütuste ja toodete liikumises. Seda rajatist tabades ei püüdnud Ukraina ainult visuaalset efekti saavutada. Kiiev soovis rünnata hammasratast, mis toetab sõjamasinat, ning Volodõmõr Zelenskõi on juba nimetanud seda tüüpi tegevust kaugmaa sanktsiooniks. See on otsene viis öelda, et kui Moskva kasutab rakette ja droone Ukraina linnade vastu, siis Ukraina vastab rünnakutega Venemaa sees asuvatele sõda toetavatele rajatistele. Oli kahju, oli suitsu, katkestati kontrolli narratiiv ja tekkis piinlikkus hetkel, mil Vladimir Putin püüdis näidata majanduslikku jõudu. Vene õhutõrje võib küll kuulutada tõrjerakettide kasutamisest, kuid ei suuda kustutada pilti, mis levis. Vladimir Putini sümbollinn sai tabamuse Ukraina droonidelt ajal, mil režiim valmistus oma majanduspropaganda kohtumiseks. Kiievis antud kiireloomuline käsk tuleb selles olukorras esile. Volodõmõr Zelenskõi nõudis oma töötajatelt suuremat kiirust õhutõrjega seotud lepingute ja otsuste tegemisel. Tema rahulolematusel on selge põhjus. Venemaa on suurendanud rakettide ja droonidega rünnakuid Ukraina vastu. Kiiev vajab rohkem kaitset ballistiliste rünnakute eest. Ukraina president ei palu läänelt ainult relvi. Ta survestab ka omaenda sisemist masinavärki, et mitte aega raisata, sest iga viivitus õhutõrjes annab võimaluse suuremaks hävinguks Ukraina linnades. Siin saabki alandus Kremlile veel ühe kihi. Kui Vladimir Putin püüab näidata, et tema dikteerib endiselt sõjatempot, siis Volodõmõr Zelenskõi astub esile kui liider. Liider, kes nõuab tulemusi kodumaal, lööb Vene sõjalisi ja majanduslikke sihtmärke ning valmistub saabuma G7-le kui keskne külaline julgeoleku päevakorras. Kohtumine toimub Evianis Prantsusmaal 15. kuni 17. juunini. Oodatakse, et Zelenskõi arutab õhutõrjet, survet Moskvale ja sõjalist toetust suurte tööstusdemokraatiate juhtidega. See kohalolek omab tohutut poliitilist kaalu. Enne ulatuslikku sõda kasutas Putin rahvusvahelisi foorumeid, et müüa oma võimu ja mõju. Nüüd peaks laua taga koos läänebloki kõige tugevamate juhtidega istuma Zelenskõi. Venemaa jäi peamisest ringist välja ja Ukraina astus Euroopa julgeoleku, relvade, sanktsioonide ja sõjatuleviku arutelu keskmesse. Võimalik uue läbirääkimiste etapi avamine Ukraina ja Euroopa Liidu vahel tugevdab seda pööret. Pärast aastaid kestnud blokeeringuid ja diplomaatilist šantaaži hakkas vastupanu Kiievi suhtes blokis järele andma. Ungari, kes oli osa protsessist pidurdanud, hakkas näitama taganemise märke ning Euroopa Liit liikus edasi esimese läbirääkimiste grupiga Ukraina ja Moldovaga. Moskva jaoks on see veel üks poliitiline hoop, sest sissetung, mis pidi Kiievi tagasi Venemaa orbiidile tõmbama, lükkas Ukraina hoopis veelgi rohkem lääne poole. Valgevene tuli samuti pingete keskmesse. Valgevene kaitseminister rääkis suurest tõenäosusest konfliktiks Venemaa, Valgevene ja NATO vahel, pidades kõnet Moskva loogika järgi.
See kõne teenib hirmu suurendamise, militariseerimise õigustamise ja näitamise eesmärki, et Vene blokil on endiselt liitlasi, kes on valmis mängu karmistama. Kuid see mõju paljastab ka ebakindlust. Kui Kreml tunneks end tõeliselt kindlalt, ei peaks ta iga sõjaväelist kohtumist muutma ülemaailmse sõjahoiatuseks. Kütusekriis Venemaa piirkondades süvendab veelgi kurnatust. Piirangud tanklates, raskused varustamisel ja pidevad rünnakud energiarajatiste vastu näitavad, et sõda mõjutab juba Venemaa igapäevaelu. Vladimir Putin seisab nüüd silmitsi nii kommunikatsiooni kui ka sõjaprobleemidega samaaegselt. Ta tunnistab rünnakute tõsidust ja kinnitab, et Venemaa territoorium on haavatav. Kõike pisendatakse, mis ärritab rahvuslikke ringkondi, kes nõuavad karmimat vastust. Õhutõrje viiakse sümboolsete linnade kaitseks mujale, teised piirkonnad jäetakse kaitseta, fookus jääb rindele, aksepteeritakse, et sisemisi struktuure rünnatakse edasi. Zelenski kasutas just seda vastuolu ära. Vene propaganda püüdis Peterburi foorumit esitleda kui normaalsuse tõendit. Tegelikkus andis teistsuguse sõnumi. Külalised saabusid rääkima äriasjadest, stabiilsusest ja tulevikust, samal ajal kui sõda oli linna taevas näha. See kontrast on Putini jaoks laastav, sest see kahjustab tema sisepoliitilise kõnealust, lubadust kontrolli üle. Vene liider ehitas oma kuvandi üles lubadusega kaitsta Venemaad kaose eest. Nüüd ilmneb kaos just selles vaateaknas, mille ta valis, et poseerida võitjana. Zelenski teab samuti, et G7 saab olema koht, kus temalt nõutakse vastuseid. Ta saabub kohtumisele sooviga saada rohkem õhutõrjet, suuremat majandussurvet Moskva vastu ja kiiremat abi kohale toimetamist. Ukraina on viimastel päevadel saanud tugevaid rünnakuid. Ja Ukraina president kasutab seda sündmuste jada, et väita. Iga liiga hilja tarnitud kaitsesüsteem maksab elusid ja hävitab taristut. Erinevus on selles, et ta saabub kohtumisele poliitilise trumbiga. Moskva soovis majanduslikku tähelepanu, Kiiev pakkus sõjalist nähtavust. Putin soovis külalisi näidata, Zelenski näitas ulatust. Kreml tahtis päevakuvandit kontrollida, Suits kontrollis seda tema eest. Järgmine samm peaks olema õhutõrje, kaugmaadroonide ja taristukaitse võidujooks. Venemaa kipub tugevdama strateegilisi punkte sadamate, baaside ja rafineerimistehaste lähedal. Ukraina kipub kordama seda meetodit sõda toetavate sihtmärkide vastu. Diplomaatilisel rindel püüab Zelenski muuta Venemaa alanduse argumendiks, et kiirendada otsuseid G7 ja Euroopa Liidus. Mina olen Milton Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milton Alvesi kogukonnaga.